Lugupeetud kuuljad, ma usun, et ma tegelikult jätkan teemaga, millega eelkõneleja alustas, oskus suhelda, oskus suhtuda ja hoiakutest räägin tegelikult päris palju. Et minu uurimustöö keskendub siis vägivaldsele käitumise olemusele ja vägivalla vallandamise taustateguritele Eesti psühhiaatriakliinikutes ning tänases siis ettekandes keskendun vägivalla vallandumise ennetamisele läbi siis sellise riski hindamise. Ja minu uurimustöö juhendajaks on siis psühhiaatria kaasprofessor doktor Liina Haring. Enne veel, kui tegelikult asun uurimuste tulemuste juurde, siis ikkagi soovin siinkord veel kord toonitada, et suur enamus psüühikhäirega isikuid ei käitu kunagi vägivaldselt ega ole ka muul moel ohtlikud. Teaduskirjandus küll ütleb, et on selline subpopulatsioon patsientidest, kes on sellise kõrge vägivalla vallandumise riskiga ja näiteks siis akuutpsühhiaatria osakonnas, kus ravil viibivad isikud sageli ei ole oma tervisliku seisundi tõttu neil esinevaid häireid ja ravavajadust mõista, käitub hinnanguliselt kuskilt iga 5. patsient vägivaldselt. Ja siis vägivalla mõiste all me mõtleme siis sellist käitumist, mille eesmärk on siis kahjustada või vigastada siis kaasinimest või keskkonda. Ja tegelikult siis vägivalla mõiste alla läheb ka selline verbaalne ehk sõnaline vägivald. Ja kui me räägime siis vägivalla vallandumisest, siis tegelikult vägivald vallandub alati isikust tulenevalt riskitegurite ja teda ümbritsevast keskkonnast tulenevate riskitegurite koostoimel. Ehk vägivaldne käitumine vallandub isiku ja keskkonna vahelise interaktsiooni tulemusena. Et psüühikahäire üksi kui asi iseenesest ei ole mitte kunagi tegelikult vägivalla vallandumise põhjuseks. Samas vaatamata sellele on tegelikult vaatamata sellele, et enamus psüühikahäirega isikud ei käitu kunagi vägivaldselt, on tegelikult toimetulek siis patsiendi vägivallaga psühhiaatrilises abis väga terav probleem. 2 aastat tagasi tegelikult esitasin neid sammu tulemusi, kus avaldus, et Eesti 4 suurimas psühhiaatriakliinikus siis korraldatud uurimusest õdede ja psühhiaatrite seas avaldus, et tegelikult pea kõik õed on oma karjääri jooksul kogenud patsiendi vägivalda, kusjuures siis iga 4. õde raporteeris, et ta kogeb sageli just patsientide poolset füüsilist vägivalda. Siin siis me mõtleme patsientide poolset sikutamist, kinnihoidmist ja ka tegelikult löömist. Ja vägivalla vallandumine toob alati kaasa kannatusi tegelikult nii töötajatele, kaaspatsientidele, aga tegelikult selle vägivalla vallandumise all kannatab see sama vägivaldselt käituv patsient ise. Ja sellel on väga tugev negatiivne mõju siis edasisele abi kvaliteedile. Ja sellest tulenevalt on siis äärmiselt oluline, et me prooviksime edendada seda patsiendi vägivallaga toimetulekut psühhiaatrilises abis. Ja kui me räägime siis, et kuidas patsiendi vägivalla toimetulekut edendada, tegelikult on esmatähtis selle nähtuse ennetamine. Ehk siis edendamisel on määrava tähtsusega selline vägivalla käitumise ennetamine ja ennetamiseks on äärmiselt oluline siis see vägivalla riski hindamine. Et vägivalla toimetuleku edendamiseks peavad tegelikult siis õed ja ka teised personaliliikmed olema teadlikud siis sellisest kõrge vägivalla vallandamise riskiga patsientidest, kelle riske on vaja enam maandada. Need on siis need inimesed, kes vajavad enam meie toetust ja abi. Ja teaduskirjanduses rõhutatakse, et vägivalla riski hindamiseks tuleb kasutada selliseid struktureeritud hindamisvahendeid ning riskihinnangute andmisel tuleb kasutada sellist dünaamilist riskihindamise meetodit. Ja dünaamiline meetod viitab siis tegelikult sellele, et riskide hindamine ja maandamine peab olema paralleelne samaaegne tegevus ja järjepidev protsess, mitte selline ühekordne tegevus. Ja kuna siis Eesti psühhiaatriakliinikutes puudusid meetodid ja tegelikult puudusid ka siis õdede väljaõpe, mis võimaldaks siis sellist vägivalla riski struktureeritult hinnata ja juhtida, võeti siis psühhiaatriakliinikutes kasutusele selline instrument nagu situatsioonilise agressiooni dünaamiline hindamine. Ja ma kasutan edaspidi tema lühendit TASA, et kui ma räägin TASAst, siis ma räägin sellest instrumendist. Ja TASA siis töötati originaalselt välja Austraalias ja see toetab sellist vägivalla riski kliinilist hindamist just statsionaarses psühhiaatrilises abis ning see võimaldab anda siis patsiendi vägivalla riskitasemele hinnangu järgnevaks 24 tunniks. Ehk ühe ööpäeva kohta ta annab siis hinnangu patsiendi vägivalla vallandamise riskile.
Ja TASA siis koosneb sellisest 7 dünaamilisest vägivallariski elemendist, mida on siis just võimalik õdedel õendussekkumiste ja ka siis ravisekkumistega maandada. Ja siis neid riskihinnanguid TASA instrumendiga tuleb läbi viida kord päevas ning siis iga selle elemendi puhul hinnatakse siis selle olemasolu siis skoor 1 või selle puudumist skoor 0 siis viimase 24 tunni jooksul. Ja siis riskihinnangute tulemusena saab siis iga patsiendi vägivalla vallandumise riskitasemele anda siis hinnangu, kas siis madal, keskmine või siis tõsine. Ja siis minu uurimustöö eesmärgiks oligi siis hinnata selle TASA instrumendi eestikeelse versiooni ennustatavat valiidsust ja reliaablust. Ennustatav valiidsus siis näitab, kui hästi mõõtmistulemus ennustab mingit tulemust ja tegelikult siis TASA instrumendi ennustatava valiidsuse tulemuseks on siis patsiendi vägivalla vallandumine järgneva 24 tunni jooksul. Ja reliaablus näitab siis instrumendi usaldusväärsust ja siis käesolevas ettekandes keskendun just hindajate vahelisele reliaablusele. Ja uuring korraldati siis Eesti 4 suurimas psühhiaatriakliinikus. Kliinikud siis pakuvad ligikaudu siis 75% Eesti statsionaarsest psühhiaatrilisest abist ja uuring siis hõlmas tegelikult vaid akuut- ja subakuutprofiiliga psühhiaatri osakondi. Need on siis osakonnad, kus ravil viibivad isikud kogevad sageli just raskete psüühikahäirete kõige ägedasemat haigusfaasi. Ja uuringusse me siis kaasasime täisealised patsiendid ja olenemata siis nende diagnoosist. Et kui patsient oli selles osakonnas uuringuperioodil, siis ta ka sinna uuringusse kaasati. Ja kliinikud siis alustasid tegelikult seda TASA riskihindamise integreerimist igapäevasesse õenduspраktikasse 2020. aasta alguses ja pärast seda, kui meie olime siis õed koolitanud vägivalla teooriatest ja mudelitest ning õed tegelikult siis said koolitatud ka sellisest vägivalla riski hindamise põhimõtetest ja vägivalla maandamise põhimõtetest. Ja andmete kogumise ajaks oli siis tegelikult see TASA instrument saanud osaks siis sellisest rutiinsest õenduspraktikast. Ja üldjoontes siis põhimõte on siis see, et iga päev, kus kella 12 paiku täitsid õed siis kõigi patsientide kohta, kes osakonnas olid, siis TASA riskihindamise raportid. Ja siis TASA instrumentiga hinnati siis patsientide vägivalla vallandumise riski alates hetkest, millal nad osakonda saabusid, kuni osakonnas siis väljakirjutamiseni. Ja lisaks siis sellistele riskihinnangute raportitele dokumenteerisid õed ka siis kõik patsiendi vägivalla intsidendid, mis siis toimusid 24 tunni jooksul pärast seda riskihindamist. Ja samuti siis andmete analüüsiks me kogusime siis ka selliseid patsientide demograafilisi andmeid, siin on vanus, sugu ja ka sellised haiglaravi andmed. Siin olen siis toonud välja põhilisemad andmeanalüüsi meetodid, mida me siis kasutasime, aga üldjoontes need on üsna sarnased meetodid, mida siis rahvusvahelises teaduskirjanduses raporteeritakse just vägivalla riski hindamise instrumentide kohta. Aga nüüd siis tulemustest. Uuringusse siis kaasati 381 patsiendi TASA riski hindamise raportid ja patsientide siis mediaanvanus oli 43 eluaastat ning 3/4 patsientidest olid tegelikult siis korduvpatsiendid, kes olid siis ka varasemalt viibinud psühhiaatriakliinikus haiglaravil. Ja haiglaravi mediaankestvus oli siis 17 päeva, meie kaasasime uuringusse esimese 88 päeva andmed, et isegi kui patsient oli kauem ravil, siis me võtsime vaid need esimesed 28 päeva. Kui patsient lahkus varem ravilt, siis me võtsime ainult need päevad, mis ta siis ravil viibis. Ja kokku me analüüsisime siis 6097 TASA riskihindamise raportit, jätke meelde, siis see riskihinnang tehti iga päev, sellepärast seda neid raporteid oli nii palju. Ning vaadake, neist 9% oli dokumenteeritud ka siis patsiendi vägivaldne käitumine järgneva siis 24 tunni jooksul. Ja uuritavatest pea 40% patsientidest registreeriti vähemalt üks vägivaldne käitumine. Ja kokku siis tegelikult registreeriti kuskil üle 1000 erineva vägivalla intsidendi selle 2 kuu jooksul, mis me andmeid kogusime. Ja teiste inimeste vastu suunatud verbaalne agressioon oli siis kõige sagedamini registreeritud vägivalla intsidenti vorm. Sellele järgnes tegelikult enesevigastamine, aga sellele järgnes ikkagi siis teiste inimeste vastu suunatud füüsiline agressioon. Ja kõige vähem siis raporteerisid õed sellist seksuaalset ahistamist ja ka ässitamist patsientide poolt.
Nüüd siis räägime ennustavast valiidsusest. Et tasa koguskoor oli vahemikus 0–7 ja mediaanskoor oli siis 0 ehk nagu te näete siit tabelist, et 60,2% riskihinnangutest hindasid õed patsiendi vägivalla vallandamise riski 0-ga. Ja need tulemused tegelikult on üsna sarnased siis nii-öelda muu maailma andmetega ja nii nagu siis ma eelnevalt siis ütlesin, et enamus psüühikahäirega isikud ei käitu kunagi vägivaldselt ning on siis nii-öelda madala vägivalla vallandamise riskiga. Siit tabelist tegelikult avaldub ka siis see, et tasaskoori kasvades suurenes tegelikult ka vägivaldse käitumise suhteline sagedus. Vaadake see viimane tulp seal. Ehk et siit me avaldume, et tasaskoori kasvades suurenes ka siis patsiendi vägivalla nii-öelda tõenäosus järgneva 24 tunni jooksul, mis on arusaadav, et mida suurema riskihinnangu patsient vägivallale õed andsid, seda suurema tõenäosusega siis ka vägivald järgneva 24 tunni jooksul ka toimus. Analüüsid tegelikult näitasid ka seda, et tasa koguskoor ennustas märkimisväärselt ka vägivalla intsidenti järgneva 24 tunni jooksul nii siis koguvalimil kui ka alavalimite puhul. Siit tabelist avaldub, et kui tasaskoor suurenes 1 palli võrra, siis tõenäosus, et patsient käitub järgneva 24 tunni jooksul vägivaldselt suurenes siis 1,7 korda. Ehk 1 pall tõstis siis 1,7 korda tõenäosust, et patsient käitub vägivaldselt üldvalimis. Vaadake, meeste puhul on isegi natukene kõrgem, oli 1,75 korda. Nii, siis me järgmisena genereerisime ROC-kõvere ja arvutasime ROC-kõvere aluse pindala ehk auk. Auk on tegelikult siis selline statistiline näitaja, mis näitab siis erinevate diagnostiliste testide sellist diagnostilist võimet. Ja siit me siis näeme, et tasa auk siis kogu valimi kohta oli 0,86, ehk see näitab siis seda, et 86% tõenäosusega hindab siis tasa patsiendi vägivalla vallandamise riski õigesti. Ja see tulemus on tegelikult sarnane üsna teistele vägivalla riski hindamisinstrumentidele, mida muu maailmas kasutatakse. Ja rahvusvahelises teaduskirjanduses on päris palju ka arutatud selle üle, et kas vägivalla vallandamise riski saab naistel ja meestel hinnata nii-öelda samade kriteeriumite alusel ja siin te näete, et ma olen toonud välja ka siis nii-öelda meeste ja naiste auk tulemused ja sellest me saame öelda, et eestikeelne tasaversioon tegelikult ennustab üsna hästi nii meeste kui naispatsientide vägivalla vallandamise riski. Ja lisaks me tegelikult siis hindasime siis iga tasa elemendi ennustusjõudu eraldi ja siit tulemustest me näeme, et kui patsiendil käitumises esines impulsiivsust, siis impulsiivsuse olemasolu tõstab siis vägivalla vallandamise riski kuskil 2,77 korda. Ja me nägime ka seda näiteks, et kui patsiendil on negatiivne suhtumine, siis tegelikult see ei oma sellist Eesti kontekstis olulist sellist vägivalla vallandamise riski. Ehk me võime öelda, selle negatiivne hoiak ja suhtumine meie patsientide puhul ei viita otseselt sellisele vägivalla käitumise vallandamise tõenäosusele. Ja hästi lõpuks me tegelikult hindasime ka tasa hindajate vahelist reaablust, ehk siis me hindasime seda, et me palusime selleks siis 2 erineval õel üksteisest sõltumata samaaegselt hinnata siis tasainstrumendiga ühte ja sama patsienti ja tulemustest avaldub, et tegelikult õdede hinnangute vahel on selline tugev ja positiivne korrelatsioon ehk õed hindavad siis tasainstrumendiga patsientide vägivalla riski ühetaoliselt. Ja sellest tegelikult järeldab, et õed saavad sellest tasainstrumendist ühtemoodi aru ning erinevate õdede riskihinnangud on usaldusväärsed. Ja kokkuvõttes me võime öelda, et tegemist siis on sellise usaldusväärse instrumendiga, mida me saame siis pakkuda õdedele, et toetada siis selliste patsiendi vägivalla käitumisega toimetulekut. Aga võib-olla siit lõpetuseks ma üldsegi tahan öelda seda, et tervishoiutöötajatena ükskõik kus me ka töötame, me vajame oma igapäevasse praktikasse sellist otsustustuge, me vajame selliste standardiseeritud hindamisinstrumente ja küsimustikke ja hästi oluline on, et kõik need instrumendid, mida me kasutame, oleks Eesti oludele kohandatud. Aitäh! Just selle sõna juurest otsustustuge mõtlen, et mitte ainult meditsiinivaldkonnas, ka sotsiaalsetes süsteemides igasugune otsusekindlus annab võimaluse eesliinil olla siis nii-öelda patsiendiga kas siis lähisuhtes või siis ka
haridustöös, lähisuhtes annab võimaluse olla teadlikum nendes valikutes, mis seal tuleb määramatuses anyhow või selles suhtelises määramatuses kogu aeg teha. Ja ma tahan ka öelda, et me ikkagi tegeleme haavatava sihtrühmiga ja need otsused, mis me teeme, peavad olema väga läbimõeldud ja nad peavad tuginema tõenduspõhistel hindamismeetoditel ja vahenditel.